vaiksete väinade vahel on laiumas õnnakas faas, kuid siiski suur pinda seal juuremaal. Siin on vaja valgust veel, et õitseda. Siin on vaja hinge hõõvel hoida. Siin on vaja tarkust veel, leidmas end oma tõe, oma tee, teha kõik, et koolitee meelde jääks. Saaremaa maja, kust võrsumas toimub mäe, tarkuse taevik vaja, seal ootamas oli käe. Saaremaa koolides nali, kui noorusi lahti saab, su kool sulle laulab, sind kalliks teab. Siin on vaja valgust veel, et õitseda. Siin on vaja hinge hõõvel hoida. Siin on vaja valgust veel, leidmaks end oma tõe, oma tee, teha kõik, et koolitee meelde jääks. Siis kui õitsemas sirel või koltumas pärnapuu, isade isadus verest alguse on päritud. Kuuga panenud olen, tee tagasi siia sind too, su meeletu poisi ja lõime loo. Siin on vaja valgust veel, et õitseda. Siin on vaja valgust veel, et õitseda. Siin on vaja hinge hõõvel hoida. Oma tee, teha kõik, et koolitee meelde jääks. Imelik tunne on jah, sest Kuressaare Hariduse Kooli nime all on nüüd toimumas esimene lõpuaktus. Ja ometi on need tänased pidulised käinud ju eelnevad 3 aastat Saaremaa ühisgümnaasiumis. Ja imelik on ka see, et gümnaasiumi osa ära kadumisega, kus me saame oma ajaarvamist gümnaasiumina arvutada aastast 1865, siis mõnes mõttes põhikooliks taandudes läheb põhikoolina meie kooliaeg veelgi kaugemasse minevikku, nii et sellel aastal saab meie kui vanima kooli näol täis 500 aastat kooliharidust Kuressaares. Aga lugupeetud Kuressaare Hariduse Kooli algklassi lõpetajad, emad-isad, lõpetajad, taas on kevad. Koos looduse tärkamisega hakkavad koolid lõpetama, on lahkumise aeg. Õnneks ei tule tänastel algkooli lõpetajatel jätta hüvaste veel üksteisega, sest septembris kohtutakse taas. Aitäh teile isad, aitäh teile emad, aitäh teile õpetajad. Teie koostöö vili ja tegu on siin meie ees kokku 75 lõpetajat, üks rohkem kui eelmine aasta. Ka kvaliteet on vägev, sest 75-st lausa 52 on õppinud 4 viitele. Neist 41 autahvli vääriliselt ja neist omakorda 18 vaid viitele.
Kiituskirjaga lõpetavad 4. aastast Sofia Beril-Gündüs, Ott Helvan Kirs, Karita Kuldsaar, Karoliina Lember, Eliise Emilia Nõukas, Miia Paomees, Georg Reek, Maarja Teder, Ella-Liis Vahter. 4. B-st Mart Aus, Mari-Liis Mänd, Ronald Reinmaa, Melani Umber. 4. C-st Helen Kasela, Keitlin Paul, Mihkel Saar, Jeese Truu, Meelis Helena Võidula. Lisaks kantakse Pauli autahvlile 4. aastast Karel Albaum, Ketlin Bachmann, Grete Alma Kasin, Karola Kont, Frederik Kukk, Karl-Erik Loik, Annabel Pihl, Kristjan Reinvald. 4. B-st Säde Kalamees, Merel Metsmaa, Agor Mäeor, Kiiris Männikust, Lisandra Müürsepp, Ain Albert Saar, Mari-Leen Tend. 4. D-st Johan-Liisak Abramov, Aleksander Kask, Levor Lütsnik, Hendrik Johannes Kähkonen, Reete-Linda Keedi, Mari-Li Raudsepp, Mari-Liis Saar, Rasmus Väli. Õppenõukogu kiituse saavad 4. ja 5. õppimise eest veel 4. aastast Mattias Einlaid, Gert Robin Kruusik, Risto Püüa, Emma Roosijooks. 4. B-st Kirke Trenchan, Steven Kaspar Koovis, Klaas Andreas Loodus, Henri Ookov, Loretta Saimre, Bruno Soo. 4. D-st Emma Helena Papenko. Olete koolis teinud just seda, mida ka kooli motoks olev lause rõhutab. Sape raude ehk söanda olla tark. Vaadake, ööti veetke, sama targalt ka suve ja olge pruunid ka 1. septembril. Järgmine kooliaasta on teile suurte muudatuste aasta, sest peaaegu kõik on teisiti. Saate uue klassijuhataja, kes õpetab ehk vaid üht õppeainet. Saate palju uusi õpetajaid, kes kõik on erinevad ja kõigiga tuleb kuidagi hakkama saada ja neid tundma õppida. Saate alustada taas bussisõitudega upale, aga ehk jõuate ka tagasi vast remonditud kodukooli linnas. Küllap toimub muudki huvitavat, uut ja ka segadust tekitavat. Aga ärge kaotage pead. Püüdke ikka jääda ise endiks. Tuleb meelde üks jutt kuningast, kes kord aeda astudes nägi, et kõik kujused ja lilled on närmumas. Tamm kaebas, et ta sureb, sest ei suuda olla sama kõrge kui mänd. Mänd kurtis, et ei suuda kasvatada viinamarju nagu viinapuu. Viinapuul oli jälle suur häda, et tal ei ole nii ilusaid õisi kui roosi. Aga üks lill siiski rõõmustas oma värskuse ja iluga kuningat. Kui kuningas küsis, miks ta nii õnnelik on, vastas lill. Mind istutati sellepärast, et ma rõõmu pakuks. Seepärast ma tunnen, et ma ei saa olla keegi muu, kui ma olen. Ja sellisena püüan endast anda parima. Nii teiegi. Küllap pakute te rõõmu nii oma vanematele, vanavanematele, õdedele, vendadele kui ka oma õpetajatele. Jäägegi seda tegema. Jääge ka tänast päeva mäletama, tehke fotosid, meenutage, kirjutage mõtteid üles, et siis kunagi vanas eas, kui teie lapsed või lapselapsed küsivad, kuidas teil need kooli lõpud möödusid, saate rääkida. Lugupeetud tänased peolised, kaunist suve teile kõigile. Ja jätkame aktusega 3. B-klassi poiss Aleksander Medri tuleb meile laulma pisikesest õnnest. Katsuge siis igaüks see pisik õnn endas üles leida ja veelgi suuremaks puhuda.
Täna on meil väga uhke pidupäev, sest et lisaks teie lõpetamisele on meie koolis täna 2 õpetajal sünnipäev, kellest üks on juhtumisi 4. klassi juhataja. Ja ma arvan, et meil oleks õige aeg talle laulda üks sünnipäevalaul. Tõuseme meie kõik püsti ja Margit. Järgmine aasta siis 25. Aga Aleksandri kohta ma istusin ja kuulsin seda laulu ja vaatasin juba sellist esimest virtuooslikkust. Ei olnud selline väikese lapse selline ühe koha peal seisev natukene hirmunud laul, vaid niisugune vaba vangerduslava. Kui meie vilistlane Ivo Linna on ju veel praegu kuldaväärt laulujaas ja valiti eelmise sajandi saarlaseks, pole võimatu, et Aleksander Medvist tuleb selle sajandi saarlane. Aga samal ajal võivad nendeks saada ka kõik need, kes meil täna siin toolide peal istuvad. Aga anname tunnistused kätte. Ja ei saa mööda minna sellest, et esimese tunnistuse saab loomulikult sünnipäevalaps. Selline raamat, tegelikult teised klassijuhatajad saavad ka. Ja siin on sisse kirjutatud armas Margit, teistel muidugi on nende nimed. Õpetaja on üks kõige mõjusamaid inimkäitumise ja mõtlemise suunajaid. Aitäh hariduse kooli nimel. Ja selle rahvaraamatus on meile müügil. Võite pärast läbi astuda, kui neid on hetkel. Ma võtsin enamiku ära. Autor on meie kooli vilistlane Raivo Mend, kes tegelikult üsna palju just sellest räägib, kuidas inimesi kasvatada ja nende mõtlemist mõjutada ja nende õnne suurendada. Aitäh, Margit! Aga siis kõigepealt ikka järjekorras A-klass ja siis B ja C ja D ja kõigepealt kiituskirjad. 4. klassi lõpetas kiituskirjaga Sofia Beril Kündüs. Kas majanduse nõudis? Muide, ärge veel laksutage, las ta tuleb ja siis samal ajal klassijuhataja ütlevad lausekese lõpetaja kohta ja siis on koht palgastamiseks. Sofia on intelligentne tütarlaps, kes haarab kiiresti õpitud. Ta oskab ennast hästi väljendada ja oma mõtteid paberile panna. Juunikuu tähekeses leidis avaldamist ka tema oma loominguline luuletus. Selline traditsioon on olnud 9. ja 12. ja nüüd siis 4. juurde ka, et väike tänukiri tema vanematele. Kui emme issi on siin, emmele lill, issile paber. Kiitusega lõpetab Ott Herman Kirs. Õpp on avatud ja laia silmaringiga poiss.
Temaga võib paljudel teemadel pikalt vestelda, eriti sütitavad teda võrkpalliteemad. Ta on konkreetne ja kaitseb oma seisukohti kindlalt. Ja tema vanemad. Jääge siis lapse nime kuuldes kohe vastu noorke, siis nad Margitil on pikalt laused, siis ta saab rääkida. Seda nimetatakse nüüd natuke rohkem kui 25. Nii, kiitusega lõpetab Karita Kuldsa. Karita on elav, iseseisev ja hakkaja tüdruk. Ta on sihikindel. Kui midagi ette võtab, siis teeb selle edukalt ära. Suurepärane organiseerija. Kiitusega lõpetab Karoliina Lember. Karoliina on kaugemalt vaadates vaiksemapoolne tüdruk, kuid lähemalt tundes võib olla väga ülevoolav ja jutukas, lõbus ja rõõmsameelne tüdruk, õppetöös täpne ja põhjalik. Ja tema vanemad. Kiitusega lõpetab Elise Emilia Nõukas. Elise on töökas ja kohusetundlik tütarlaps, kellel on looduse poolt antud kunstianne ja hea käsi joonistamises. Ja vanemad. Kiitusega lõpetab Miia Paaves. Miia on õrn, rõõmsameelne ja sooja naeratusega tüdruk. Ta astub alati pehmelt ja haldjalikult, nagu hõljuks, kui klassis ringi liigub. Ja vanemad. Georg Reek lõpetab kiitusega. Jorg on siiras ja taktitundeline, abivalmis ja töökas. Kunagi ei lükka töid edasi ega delegeeri neid teistele. Pigem teeb ise rohkem, kui teisi appi võtab. Väga sihikindel poiss. Ja vanemad. Kiitusega lõpetab ka Maarja Teder. Maarja on sõbralik, abivalmis, positiivne ja asendamatu ning hädavajalik optimist igas päevas. Tema hea tuju kandub teistelegi üle. Väga vanemad. Ja kiitusega lõpetab Hella-Liis Vahter. Hella-Liis on tasakaalukas tütarlaps, kes paneb tunnis hoolega tähele õpetaja igat sõna. Isegi pinginaabri pidevate kommentaaride kõrval suudab tüdruk haarata lendleva kergusega tunnitarkusi. Ja tema vanemad.
klassi lõpetab Kareli Baum. Kareli on sooja naeratuse ja roosade võskedega väga rõõmsameelne särasilm. Keegi pole teda kunagi halvast tujust näinud. Tema on tüdruk, kes ka kõige hullema olukorra oskab pöörata positiivseks. Ketlin Baumann. Ketlin on elav ja kaunis isiksus. Ta on alati heatujuline ja lõbus ning seetõttu võib tihti näha tema säravat naeratust. Ketlin on silmapaistev, aktiivne ja julge tüdruk. Mattias Heinleid. Mattias on koolis, siis seda on klassis kohe kuulda. Ta on tohutult suure energiapagasiga sportlik poiss, kes tervele klassile palju leiba ja tsirkust pakkunud, väärt kaaslane, kellega kunagi igav ei hakka. Reete Vanna-Vasi. Grete suurimaks kireks on loodus ja looma. Sõrvekodu nastikutest, konnadest ja isa püütud kaladest võib esmaspäeviti kuulata pikki ja mõnevaid lugusid. Karola Point. Karola on ilusate pikkade juustega tüdruk, alati rõõmsameelne ja sõbralik, kes teiste kohta kunagi midagi halba ei ütle. Gert-Ravi Kruusik. Gert on lõbus ja väga sõbralik, saab kõigiga hästi läbi. Ta on alati valmis teisi aitama. Gerdi naerutunnis ei suuda enamus meist unustada. Frederik Kukk. Frederik on täielik IT-fanaatik, aitab koolis lahendada kaaslaste arvutiprobleeme. Ta on nutikas ja laia silmaringiga, laulab poistekooris. Frederik oskab päevakajalistel teemadel kaasa rääkida väga hästi. Karl-Erik Loik. Karl-Erik on tasane ja rahulik poiss. Elaks justkui teises maailmas, sest saab häirimatult töötada ka kärarikas vahetunnis, viisakas ja tähelepanelik. Karl Lõbus. Karl on rahulik ja tasakaalukas poiss, energiline ja kiire vaid sporditunnis. Koolibussis käitub härrasmehelikult. Annabel Pihl. Annabel on julge ja enesekindel, laia silmaringi ja suure lugemusega tütarlaps. Risto Püüa. Risto on rõõmsameelne lõbus poiss. Ta on oma sõprade jaoks alati olemas. Mängib hästi klaverit ja on kirglik kalamees. Pole kala, kelle hingeelu Risto ei tunneks. Eris Püüa. Mart Püüa. Mart on heasüdamlik, muhe ja asjalik poiss. Ta on korralik ja hoolas ning põhjuseta ei puudu. On hea sõber klassikaaslastele. Enam ei ole Püüa, on Kristjan Reinvald. Kristjan on aus, viisakas, tolerantne, hooliv ja mõistav poiss. Ta on väga sportlik ja aktiivne. 3 aasta jooksul on ta täitnud ära noore lövisüdame spordimärgi saavutamiseks vajalikud normatiivid. Emma Roosikas. Emma on rõõmsameelne ja julge tüdruk. Tema viisakad tervitused on alati kaugele kuulda. Emma on rahvastepalliplatsil hea pallikütt, tehes tuule alla nii mõnelegi poisile. Neljas B. Kõike olen siit juba öelnud, mis raamatus kirjas on. Ütlemata on veel armas Kaisi. Üks raamat on veel. Nimelt, kui Alli on saalis, ma pole teda näinud, aga ma arvan, et ta võiks ju olla. Ma oleks nagu kuulnud, et ta on. Siis Alli oli esimese 2 aasta klassijuhataja neil lastel. Alli, kui sa oled siin, siis tule nüüd ja praegu.
Nii, kiitusega lõpetab 4. B-klassi Marta Alus. Marta Vanemid järgib ka ole. Ei ole. Nii. Aga lõpetab kiitusega ka Mari-Liis Mänd. Mari-Liisi südamlik naeratus ja headus täidab kogu klassiruumi. Temaga lihtsalt ei ole mitte kunagi iga. Ja tema Vanemid. Kiitusega lõpetab Ronald Reinmaa. Ronaldile kuulub meie klassi naljanina tiitel. Vähe sellest, et ta on rõõmus, abivalmis ja südamlik poiss, ei ole olemas katsumust, millega ta hakkama ei saaks. Ja tema Vanemid. Kiitusega lõpetab 4. klassi Melanie Umber. Melanie on loovusest pakatav. Vabad hetked täidab ta heegeldamisega. Tema otsekohesus ja naljad on alati harmoonias. Ja tema Vanemid. Nii, 4. klassi ehk meie kooli algkooli lõpetab Maria Adussoo. Maria on heatahtlik ja armas tüdruk. Ta on alati olemas, kui kaaslastel on abi vaja. Kirke Renkhan. Kirke süda on nii suur ja soe, et ei jäta mitte kedagi külmaks. Seetõttu ongi ta nii siiras ja hea. Säde Kalamees. Säde on tüdruk, kellel on alati tagataskust mõni hea idee võtta. Tema loovus ja leidlikkus on paljude jaoks väga inspireeriv. Steven Kaspar koolist. Steven on sportlik ja rõõmsameelne tark poiss. Naljadega ta ka väga võlgu ei jää. Mattias Liib. Mattias on suure südamega abivalmis poiss, kelle naljad on alati lõbusad ja vahvad. Gretelis Loik. Gretelis on kunsti hingega õrn tütarlaps. Tema kohal on headuse ja lahkuse helk. Laas Andreas Loodus. Laas on vahva ja lõbus naljanina. Huumori kõrvalt jõuab ta veel usinasti ja hästi õpitud. Mirel Metsmaa. Mirel on sportlik ja rõõmsameelne neiu. Klassikaaslased hindavad tema südamlikkust ja lahkust. Agor Mäealg. Agor on tark ja mõtlik poiss, kes huvitub geograafiast. Tema kotis on alati Rubiku kuubik. Lisandra Müüs. Lisandraga on alati tore koos olla. Ta on usaldusväärne, lojaalne ja väga loov. Iiris Annikust. Iiris on kohusetundlik ja tark neiu. Tema lahkus ja abivalmidus on võitnud paljude südame. Henri Ootap. Henri on hea huumorimeelega kiire poiss. Henri naljad on legendaarsed. Ain Albert Saar. Ain Albert on seikluslik ja huvitub väga loodusest. Ta on loominguline ja südamlik poiss. Loretta Saimer. Loretta on pruunide silmadega rõõmupallike. Tema naer on nii nahkav, et ei jäta isegi õpetajaid külmaks. Joosep Sepp. Joosep on kiire mõtlemisega ja laia silmaringiga noormees. Matemaatikaga on ta kadestusväärselt osav ja eksenutikus ole tema tugevamaid külgi.
Bruno Soom. No Bruno südamest naermine on maailma kõige ägedam. Ta on väga leidlik ja oma naljadega on ta paljud ära võlunud. Marileen Tenn. Marileen on püüdlik ja alati toetav. Temale saavad kõik loota ja tema headus kiirgab kaugele. Floris Sultan. Floritse on kindlasti tulevane kunstnik. Tema joonistused on pilku püüvad ja loovad. Üks ütlemata suure südamega süder. Renno Vaine. Renno on otsekohene lõbus poiss. Ta on tõeline välk. Õnneks rakendab ta oma kiirust jalgpallis. Neljas tee, aitäh Mervil. Karl Kaasik. Karl on kõva käsi erinevates arvutimängudes. Ta teab neist palju ja räägib neist palju, kuivad jätkuks kuulajaid. Toomas Klettenberg. Toomas on populaarne noormees nii oma klassikaaslaste kui ka teiste koolikaaslaste seas. Toomas on spordipoiss, ta on tegija krossijooksus ja jalkas. Kõik tahavad olla tema meeskonnas. Aaron Klimov. Aaroni klassiruumis kasvatatud taimed lähevad alati kasvama. See kinnitab veel kord tõsiasja, et taimedele meeldib, kui nendega räägitakse. Otto Tšernomrovki. Kuigi Otto on meie klassis olnud vaid paar kuud, teab kogu kool, kes on Otto. Otto on viisakas, hoiab alati kõigil uksi lahti, tunneb alati huvi, kas sul on abi vaja ja ta on alati valmis sinuga lauamänge mängima. Ja neljas tee, aitäh Janne. Kiitusega lõpetab Helen Kasele. Vanemad muidugi valmistuvad juba. Helen on eeskujuks oma põhjalikkuse, iseseisvuse, käelise loomingulisuse, elutarkuse ja mõistmisoskusega. Oled suurepärane kuulaja ja hea huumori armastaja. Kiitusega lõpetab Keitin Paul. Keitin on mitmekülgselt andekas kunstis, spordis, muusikas, etlemises, omaloomingus, meisterdamises. Keitin hindab kõrget sõprust, abivalmidust, hoolivust, ausust ja viisakust, on lahke, siiras ja armas. Ja tema vanemad. Mihkel, oled võrratu, oled suunanäitaja matemaatikas, emakeeles nii kõnes kui kirjas, avatuses, vabas sõnas, eneseväljenduses, maailmatunnetuses, inimeste tundmises, suhete hoidmises, meeskonnatöös, maailma loomises paremaks paigaks. Ja tema vanemad. Juba lugema Kiiri Saar, aga see on selle raamatu autor. Ma ei saa. Muide raamatu nimi on Sireliini 10 katsumust. Aga kiitusega lõpetab Jesse. Jesse, oled väga-väga sportlik, lausa andekas selles.
andekas ka eneseväljenduses, matemaatikas, meeskonnatöös ja loomingulistes ettevõtmistes. ja vanemad. Kiitusega lõpetab Elis Võidula. Elis on ilus hing kõiges, andekas loomingus, ettevõtlikkuses, organiseerimises, info jagamises, uute ideede loomises, maailma tunnetamises, suhtlemises ja sõprussuhete hoidmises. ja vanemad. Meie kooli algkooli osa lõpetab Johan Iisak Abram. Iisak on eeskujuks oma sõbralikkuse, rahulikkuse ja heatahtlikkusega. On suurepärane kuulaja. Emma Helena Pavenko. Emma Helena, väga hea suhtleja ja organisaator. Imetlusväärne oma liikuvuse, sportlikkuse ja kunstimeelega. On klassikaaslase austav, rõõmustav, tähelepanelik ja väga hooliv. Anni-Mari on eeskujuks oma lahkuse, kiindumussügavuse, suure pingetaluvuse, kunstiande ja uudisimuga. Anni armastab loodust ja loodusannit. Aleksander Kasak. Aleksander on eeskujuks oma sooja südame, lahkuse ja abivalmidusega. Imetlust väärib sinu rõõmsameelsus, kunstianne ja kohusetunne. Emma-Miia Kauber. Emma-Miia, meie klassi fantaasiarikkamaid tüdrukuid, eeskujuks kõigile oma loomingulisuse, ideede külluse ja organiseerimisvõimega. Õpetaja hindab sinu oskust olla üdini siiras, hooliv, mõistev ja abivalmis. Trevor Küüpstik. Trevor on kogu klassile eeskujuks oma siiruse, hea südamlikkuse ja abivalmidusega. Trevor on hooliv, kaastundlik, tähelepanelik, seltsiv ja head nalja armastav. Kätlin Kostjutšenko. Kätlin, imeline suhtleja, tugevate juhi ja organisaatori omadustega, imetlusväärne oma tantsu- ja liikumisoskusega. Me hindame sinu julgust, vabaduse himu ja iseseisvumise püüdlemist. Henrik Johannes Kähkönen. Hendrik, meie klassist kõigile eeskujuks viisakuses, rahulikkuses, tänulikkuses ja austuses nii klassikaaslaste kui täiskasvanute suhtes. Hendriku pühendumus, hoolivus, kohusetunne ja kunstianne on imetlusväärsed. Kelly Lepisto. Kelly on andekas kunstivallas, spordis ja kõikides loomingulistes tegevustes. Kellis on juhi ja eestvedaja tugevad omadused. Kelly on hooliv, algatusvõimeline ja teotahteline. Eerik Paiste. Eerik, meie klassi energiapomm, särtsakas ja nalja armastav. Eerikus elab spordipisik, hoolivus, südamlikkus, julgus ja teotahe. Grete Linga Peedi. Grete on tasakaalukas, kohusetundlik, hea näitleja meisterlikkusega. Ta on vaatleja, endasse hoidev. Grete armastab head huumorit, sportlikkust ja lõbusaid ettevõtmisi. Marili Rõmsep. Marili on siiras, ausust ja õiglust hindav, hell ja toetav, andekas suhete hoidja ja lepitaja, hea kuulaja, mõistev sõber.
Kennet Rauk. Kennet. Kennet on lõbusaid hetki ja head nalja väärtustav, kaaslasi austav ja hindav, suurepärane kuulaja, viisakusest, hoolivusest ja tarkusest lugupidav. Mari-Liis Saar. Mari-Liis, loominguline, hella hingega, mõistev, teotahteline, hoolitsev ja abivalmis, armastab väljakutseid, uudsust, asjalikkust, kunsti ja head eneseväljendust loomingus. Susan Salmani. Susan, väga andekas ja lennukas kunstiloomingus, sõpru hoidev, loodus ja huumorit armastav. Isabella Tall. Isabella, üliandekas kõiges, mis puudutab kunsti. Isabella mõistab matemaatikakeelt, hindab kõrget võõrkeeli, hoiab oma sõpru ja eneseväärtushinnanguid. Martin Tiits. Martin, sõbralikkust ja liikuvust armastab, rahu ja iseseisvust hindab, armastab ilu ja lähedaste sõprade toetust. Tristan Vaiksal. Tristan on hooliv, sportlik, soe ja julge, armastab maailma avastada ja enesele uudset vallutada. Sinu maailm on omanäoliselt ilus. Rasmus Väli. Rasmus, võrratult hea spordis, matemaatikas ja eneseväljenduses. Rasmus armastab head sõprust, usaldusväärsust, nalja ja lihtsust. Mul tunnistused on nüüd käes ja muidugi nägite nüüd viimase klassi puhul, kuidas õpetaja ei suutnud enam sõksele võib-olla kehvale näitleja meisterlikkusele teeselda, vaid tõepoolest oli näha, kui raskelt on aasta möödunud. Mida ei ole, on hääl, aga häält on õpetajal vaja. Jumal tänatud, et saabub suvi ja linnud asendavad seda kooridena. Kena Artus jätkub. Ja ega siis ainult õpilased pole 4 aastat õppinud, eks õpetajad oleme natukene õppinud. Klassijuhatajad, teie etteaste.
lapsida meie ei soovi tänada oma lapsi. Jaa. Me teame, et lapsevanemad soovivad ka kedagi tänada. Kallid õpetajad, head vanemad, austatud õpetajad, head külalised. Kuidas me hakkame elama, kui ükskord kasvame suureks? Arvan, et hakkame elama isa ja ema juures. Võib-olla õpetajagi võtame endale koju. Muid pole meil vajagi. Kui siis üht koera koju. Sõnad Leelo Tungaga. Mul on au ja väga hea meel seista täna teie ees 4. klasside lapsevanemate nimel. Üks tähtis verstapost kooliteel on tänaseks läbi ning ees seisavad uued ja põnevad väljakutsed. Kindlasti vaatame praegu kõik oma lapsi ja mõtleme, kuidas küll aeg on läinud nii kiiresti, alles oli 1. klassi aktusel. Vaadates täna meie lapsi, võime olla uhked, et elame omal maal ja saame olla aktuse korraldajad just nii, nagu ise soovime. See, et seda saame teha, ei tundugi enam iseenesest mõistetav, kui oli veel mõned kuud tagasi. Meie lapsed on sündinud juba vabas Eestis ning ei tea õnneks midagi ajast enne seda. Selleks peame tegema kõik, et nii see ka jääks. Tulles suure maailma kriisidest ja muredest meie oma Saaremaale ja meie armsasse kooli, näeme aga palju rõõmsamat pilti. Meie lastest on sirgumas toredad ja asjalikud teismelised, kes teevad kindlasti meile vahel ka muret, aga kindlasti palju rohkem rõõmu. Kes teab, ehk on meie laste hulgas tuleviku olümpiavõitjad, tippteadlasi või ettevõtjaid või ka, ja miks mitte vähem tähtis, tublisid Saaremaa elu eestvedajaid, igaüks oma võtmes ja oskuste ning tahtmiste raames. Meie roll vanematena on anda neile vajalik stardiplatvorm, et nad saaksid edasi valida juba enda tee ja eesmärgid. Tahame väga tänada oma kallid õpetajaid. Lapsed, aga ka vanemad hakkavad teist väga puudust tundma. 4. A-klass õpetaja Margita, 4. B-klass õpetajad Kaisi, Alli, Anne ja Helle, 4. D-klass õpetaja Janne. Te olete loonud väga hea alguse meie laste kooliteele ning jääte lastele meelde igaveseks, nii nagu meie kõik mäletame enda esimest õpetajat. Esimese õpetaja rolli ja mõju lapsele terveks ülejäänud eluks ei saa alahinnata. Õigel hetkel julgustamine ja märkamine mõjutab väga palju laste hakkamasaamist ja enesehinnangut tulevikus. Täname ka kõiki meie tublisid aineõpetajaid ja abiõpetajaid. Olete loonud lastele suurepärase alguse edasiseks eluteeks. Seega täname teid, meie kooli juhtkonda ja kõiki teisi töötajaid. Oleme uhked, et saame õppida Saaremaa ühes parimas koolis. Nüüd aga ootab lapsi pikk suvepuhkuse. Tehke kõiki toredaid asju ja nautige suve, et sügisel olla juba tublide viiendikena koolis tagasi. Ma tänan teid kõiki ja ma palun siia klassijuhatajad Margit, Kaisi ja Janne. Aitäh!
aitäh sellise ootamatu üllatuse eest. Seda meil seal kavapunktis polnud muidugi. Aga nii nagu tegelikult lapsevanem juba ilusasti mainis, ega siis meie kolmekesi pole siin üksi imesid teinud. Imede tegijaid istub seal selles esimeses reas, teises reas. Lisaks lapsevanematele, toetajatele, pereliikmetele. Õpetaja Janne palub siia nüüd oma klassist Jesse ja Mihkli. Õpetaja Kaisi võtab kellegi endale appi ja õpetaja Margit. Ja me soovime oma klassiõpilastega tänada kõiki. Me tegelikult mitte ei soovi, vaid me tänamegi kõiki armsaid inimesi, kes on meie armsate 4. klasside teekonnal algklassides olnud. Aitäh teile!